tervitused taas ja natukene nalja. Tähendab siuke naljakas pilt siis meie naabermaast, et kui siin niimoodi vaadata, siis on näha ja, et punasega on siin märgitud väike tekstikene, mida keegi ei märka. Siin on muidugi suurelt on kirjutatud, et täna bensiin siukse hinnaga, et 98, 56 ja rubla 20 kopikat ja lähed tankima ja üllatus, ei olegi siukse hinnaga, et 10 liitrit näiteks võtad seal, ei olegi 560 rubla, aga kohe näitan teile, milles on point, miks mul see nii naljakas on, aga naljakas, kohe võtame teksti siia, nii, vaatame, kas läheb natuke selgemaks ka see. No nii, nüüd läks nagu selgemaks see. Vene keeles on kirjutatud, внимание, цена указана за 710 milliliitrov topliva. Ühesõnaga, siia on kirjutatud eesti keeles siis, et tähelepanu, kütuse hind on 710 milliliitri peale. milleks tehakse sükest komöödiat, aga lihtsalt sellepärast, et lollitada siis meie idanaabri inimesi seal. Ja see ei ole mitte esimene kord, mida ma olen näinud. Siin alles kas möödunud aasta, et mitte rahvast närvi ajada, et hinnad tõusevad, siis näiteks oli selline juhus, et kui lähed kanamuna näiteks ostma, et ostad selle karbi, kus on 10 kanamuna, aga 10 muna asemel on 9 muna, aga hind on täpselt seesama, mis oli ennem, siis kui veel hinda ei olnud tõstetud, oli 10 kanamuna hind oli sama, et siis rahvas ei saaks aru, et hinnad tõusevad, siis sealt võeti lihtsalt 1 muna ära. Ühesõnaga niimoodi lollitatakse siis meie idanaabrit ja öeldakse, et sanktsioonid ei mõju meile, aga päris hästi mõjuvad ja võt siis Putini partei siis pooldajad, et rahvale jätta siuke mulje, et ei, meil kõik hästi, meil läheb väga hästi ja muide, jah, Kaja Kallase valitsus võib-olla teeks ka samasuguseid trikke, aga nad ei tohi lollitada ostjad, kuna meil on jah, tarbijakaitseseadus ei anna õigust kaupluses, ütleme, lollitada ja siis ühesõnaga petta ostjaid. Et see on iseenesest ju lollitamine, meil on ette nähtud, et kui me läheme poodi, peavad olema liitri hinnad näidatud. Samamoodi on ka kütus alati liitri hinnaga. Õnneks veel nii suurde sohu ei ole veel kukkunud, aga ma loodan, et kiiremini vahetame ka selle valitsuse ja muutuvad ka asjad meie riigis paremuse poole. Ma mäletan väga hästi, kuidas see valitsus oma lubadusi loopis küll paremale ja vasakule, et meie kaitsekulutusi ei vähenda, aga midas meil siis nüüd on juhtunud? Vähendavad ja kuidas veel? Raha ei jätku, siis hakatakse kärpima ja tahetakse maksusid tõsta, aga kuhu me jõuame maksude tõstmisega? Jõuame püramiidi tippu. Aus oleks, kui selline valitsus paneb pillid kotti ja astub tagasi. Nii palju siis seda, et pilt on väga lõbus. Mind ajab ikka naerma see osavus petta oma valijaid. No, ma leian, et ka siin on ühist ühtse Venemaa ja ühtse valitsuse, võiks öelda jah, ühtne valitsus on meil, kes meil seal on siis, Keskerakonna Refi ühtne valitsus. Muide, ega te ei ole unustanud, Keskerakonnal on ju siiamaani koostööleping ühtse Venemaaga. Seega
võime oodata sarnaseid pilte ka Eestis, kui see valitsus jätkab. Seega loodan, et inimesed teete kõik oma valiku ja kui tuleb aeg valida, siis minge ikka valima ja ärge uskuge neid, kes teil tulevad ukse taha just siis, kui on valimised käes ja te tulete alles siis meelde. Aga nii kui valimised on läbi, nad unustavad teid, nad unustavad, mida on teil lubanud ja mina tean näiteks ainult ühte erakonda, kes on tundnud näiteks muret, kuidas Eesti inimestel läheb, kuidas on tundnud muret, kuidas Eesti inimesed tuleks võõrstid tagasi kodumaale, aga see valitsus on teinud kõik selleks, et inimesed jookseksid kodumaalt võõrsile. Ja see valitsus on kõik teinud selleks, et meile jookseks siia siis kolmandatest riikidest töötajad, saage aru, väljapoolt Euroliitu, milleks? Kui meil siis Euroliidu siseselt on ju töötud kui palju. Miks nad ei võta näiteks siis Euroliidust, Bulgaariast, Rumeeniast, Poolast töötajad? See oleks ju õiglasem. Selle valitsuse probleem on selles, et nad ajavad eestimaalased Eestist ära. Hea küll, mis ma siin enam targutan? Nii palju siis naljakad pildikesi.